Nii ja tere hommikust. Oleme Stockholmi Arlanda lennujaamas ja meil on antud pääs Ameerikasse suunduvale lennukile. Miks me lähme üldse Ameerikasse? Minu kõrval on Maria ja siin on meiega veel kokku 13 kellamängijat. Me lähme oma ansambliga Arsise kontsertkoosseisuga Ameerika Ühendriikidesse. Meid on kutsutud Wichita linna Kansase osariigis Pinnakle käsikellafestivalile. Tegelikult meie ettevalmistusreisiks algas juba eilsel kuupäeval. Me pakkisime kokku enda kellakona. Kogu meie äraantav pagas läks käsikellade alla põhimõtteliselt. Ja täna hommikust kella 6 juba startisime Tallinnast ja loodetavasti siis 8 tunni pärast maandume edukalt, mitte küll New Yorgi linnas, aga läheme Newarki lennujaama Liberty City, ütlen siis New Jersey. Vist. Kuskil hästi kaugel New Yorgist, et see sinna sõidab 2 tundi taksoga ja kõigile täiesti mitte ootuspäraselt saime me üle piiri väga lihtsasti ja me asetseme nüüd Newarkis, New Jersey's. Täiesti mõttetu koht, meil on siin ainult hotell lennujaama kõrval. Mis ma veel kommenteeriks, et jube palju on kritiseeritud viimasel ajal piiri. Meie tulime Sirinal üle. Üks läks ees, ütles, et handball grupp ja teised ütlesid same shit ja öeldi, et take care. Meie kola sai natuke kannatada. Õnneks on instrumendid vist terved, aga kõige uuem kellakohver läks juppideks. Ega midagi ei ole. Me oleme Ameerikas, me kõik 13 jõudsime Ameerika Ühendriikidesse. Meid ootab siin ees 2 nädalat seiklusi, 8 kontserti, ma ei tea, mitu tuhat miili, 6000, 7000 miili sõitu. Nii et tuleb mitmekesine 2 nädalat, aga nüüd sõidame Manhattanina, sest siin ei ole tõesti mitte midagi teha. Kell on noor ja me oleme maailmalinnas New Yorgis. Washington Square Park on siuke koht, kus siis kunstirahvas kohalik koguneb, et Wikipedia ütleb mulle, et avantgardi viljeletakse siin, aga siin on kõike, igasugust nänni ja tantsu ja muusikat ja põhiline vaatamisväärsus on 19. sajandil rajatud triumfikaarelaadne toode. Aga ma tahtsin teile ikkagi rääkida New Yorgist ja kõik naersin mulle enne vahele. Ma ei saanud nagu ikkagi sellest, mul on nagu alguspunkt siia panna sellele vlogile, kus linnas me oleme ja miks see linn siia on saanud üldse. Olid 1620. aastad ja selle piirkonna leidsid üles hollandlased, kes hakkasid siin jõe suudmes kauplema kohaliku karusnahaga. Seal koha potentsiaali märkasid ka britid, kes selle lihtsalt siis hollandlastelt 1669. aastal üle lõid ja väga, väga hästi tegid. Meil on hetkel käsil kõige paremat viisi linnaekskursioon. Me oleme lihtsalt maandunud keset Manhattanit ja me alustasime kõndimist suvalises suunas. Praegu mööda 5. avenüüd põhja poole. Me loodame näha ühte, teist ja kolmandat siin, kuid me ei ole
kurvad, kui me midagi ei näe. Sest et linn on ilus, õhk on mõnusalt südasuviselt soe ja hästi rahulik on. Mööda 5. avenüüd liikudes oleme me tabamas esimest suuremat maamärki. Meie ette jääb Triikraua maja. Kuradi pätta on Triikraua pütka. Triikraua kujuline. Triikraua maja. Ja nagu see meie ees paistab, on ta remondis tellingutes ja meie tema ilu nagu nautida ei saa väga. Nii, meil on sisse vitsutatud esimesed tõelised Ameerika burgerid. Brita, kuidas sa kommenteerid? Mina ei söönud burgerit. Mina söönud steigiga, mis oli ka hea. Ja hunnik friikaid. Okay. See nägi kaugelt välja nagu burger. Kes päriselt burgerit sõi? Teisi sõi burgerit. Ja Innar sõidab. Teisi burger. Oli hea. Parem kui Eestis. Mul ei jäädvustamata, mis lõhnad siin New Yorgis on. Kõigepealt on tuul. Tuul on värske õhk. Siis sa tunned kanepi lõhna väga tugevalt. Seejärel on siuke usehais ja siis tuleb jälle tuul. Ja siis tuleb jälle sekka kanepilõhna ja natuke ka pissihais. Vanale raudteeviaduktile on tõeliselt kihvti omapärane kasutus siis leitud. Hästi tore vaadata, kuidas siit raudteerööbaste lipite vahelt lilled välja kasvavad. Nüüd aga viib seesama tee meid mööda väga kuulsast arhitektuurilisest maamärgist veidi kaasaegsemast. Pealkiri on The Vessel. Oleme jõudmas Times Square'ile, New Yorgi vaieldamatult ühe kõige kuulsama ristmiku peale. Siin on tohutu kommertspindade, reklaamide virvarr. Siin on ka Broadway muusikaliteatrid. Siin on kõik kuulus, mis siin vähegi on New Yorgis, siis on udune mul on. Siin on kindlasti küsimus, kuidas seda virvarri jäädvustada. Siin on üks konkreetne punkt, kus kõik peavad pilti tegema. Muidu ei ole nagu õige see asi. Me otsime selle punkti kohe üles. Nii, tere hommikut Ameerikast teisel reisipäeval. Meil on täna vaba päev ja me kavatseme selle veeta täielikult New Yorki avastades. Me lähme praegu New Yorki Penn Stationist
otse tagasi Manhattanile ja meid ootab ees tihe programm ja loodetavasti siis õhtul lõpetame Rockefelleri Centeri pilvelõhku ja katuse vaateplatvormil. Me oleme jälle sattunud täiesti suvalisse kohta New Yorgis. Me soovisime minna maailma kaubanduskeskuse juurde, aga me sattusime New York Penn Stationisse. Välja astudes avastasime me kohe end New Yorgi ühe ikoonilisema spordiareeni Madison Square Gardeni jalamilt. Jalutamis mööda Manhattanit ringi, meil ees paistab juba Empire State Building. Katsume näha võib-olla siis ka näiteks Eesti maja, mis siin lähedal on, ja Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni peakontorit. Nii, ja mis ma võin veel lisada? New Yorgis on jätkuvalt väga mõnus suvine ilm. Lubab 32 kraadi, sooja, ainult päikest. Puhas rõõm. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be all right. Nüüd on 33. tänavat ida poole jalutades. Oleme sattunud New Yorgi ühe kõige ikoonilisema maamärgi jalamile. Art Deco stiilis ehitatud Empire State Buildingu ette. Tegemist on siis 1930. aastal ehitatud kõrghoonega, mis oli kuni 1970. maailma kõige kõrgem hoone. 102 korrust ning antenni osa ulatub 440 meetri kõrguseni. 1970. aastal ületas siis Empire State Buildingu kõrguse New Yorgi kaksiktonnid, kuigi hoone näeb kaugelt välja palju uhkem ja majesteetlikum, on ta omaette võimas ka tegelikult jalamil, kus ta lihtsalt su kohale kõrgub ja kõrgub ja kõrgub. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a ja mis on New Yorgi puhul hästi kihvt, on see, et sa võid olla siin mitte kunagi käinud, aga sa tead neid kohti. Need on kõigile igalt poolt popkultuurist niivõrd tuntud kohad. 5. Avenue kõrghoonete vahele peidab ennast võrdlemisi pisike selles skaalas marmorist New Yorgi raamatukogu. Ta on lihtsalt üks ilus hoone. Kahjuks täna on kinni ja lugemissaali meil sisse piiluda ei õnnestu, aga ka väljast on ta täitsa vaadeldav ja just kihvtiks teeb tema see, et niisugune väikene paarikorrusega madal maja on 100-korrusteliste kõrghoonete vahel. Grand Central Terminal on jällegi ülimalt ikooniline maamärk siin New Yorgis. Liigitub ta mõningastel andmetel lausa 10 maailma enim külastatud turismiatraktsiooni hulka ja külastab 21 miljonit turisti iga aasta. Tegemist on siis Böard-stiilis ehitatud jaamahoonega. Aastal 1913 valmis. Ja ta on uskumatult sarnane Pariisi väga tuntud maamärkidega, ooperiteatri, Grand ja Petit Ballet'ga. Et see stiil on täpselt see sama ja tõesti väga
muljetavaldavad on. Aga turiste, ütleme ausalt, on New Yorgis vähe. Meile üritati nii hotellist kui autorendifirmast väita, et ei ole mingisugust turistide muutust, aga no mina ei usu, et siin nii vähe turiste käib. Praegu on pühapäeva keskpäev. Kui mul enne ei olnud nagu plaanis siit Ameerikast ühtki Apple'i toodet osta, siis nüüd ma siin Grand Central terminalis ma tunnen, et ma tahaks osta ühe uue iPhone'i lihtsalt selle locationi pärast. Tegemist on siis $1.50 slice'iga. Oleme jõudmas East Riveri ääres paikneva Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni peakontori ette. Kõik tundub nagu väga kinni olevat, kõik on suvepuhkusel. Lipud on maha tõmmatud, purskav kinni keeratud. Ja 34. tänava otsast leiame me Eesti Maja. Põhimõtteliselt siis kohaliku Eesti kultuurikeskuse. Aastad tagasi meil oli Nubluga Eesti päevade raames siin, kus Collegium Musicalega tegime öölast. Laevaga mööda East Riverit tulla on päris hea ja maaliline. Näeb ära kõik New Yorgi kuulsamad sillad. Just sõitsime Brooklyni silla alt läbi ja meie selja taha jääb Manhattani tipp. Kohe siit sõidame Wall Streeti kaile ja näeme ka maailma kõige kuulsamat finantspiirkonda. Näha on ka Vabaduse sammast, kuhu me tõenäoliselt täna väga palju lähemale ei saagi. Sest esimene vaba aeg, kui tahta üldse Vabadussammast praegusel hetkel külastama minna ja lähed ametlikule kodulehele, on pakkuda septembrikuuks. Me oleme maailma kõige tuntumas finantspiirkonnas Wall Streetil. Nagu Teis ütles, et New Amsterdami aegadel kaubeldi siin orjadega, aga väärtpabereid hakati siin ostma, müüma ja vahetama juba 18. sajandi keskel. Siin on kõik kõige tähtsamad Ameerika finantsasutused. Ja nagu on ka varasemalt öeldud, et suhteliselt siukene Lamptänav, hästi kõrged majad on ümberringi, midagi väga põnevat vaadata ei ole. Wall Streeti süda on siin tänava alguses, kus asub New Yorgi börs.
koht, kus on alguse saanud nii buumid kui kriisid. Kõik, mis on kujundanud eelmise selle sajandi finantsajalugu, on põhimõtteliselt alguse saanud just siit. Majad, mis siia börsi ümber jäävad, on ka kurikuulsad enda akende poolest. Just nendest mu selja taga pudenes siis esimese totaalse krahhi ajal välja nii mitmedki tuntud kohalikud finantstegelased. Kas keegi saaks mulle korrata, miks see pull oluline oli? Tema munade katsumine toob head õnne. Selle tõttu. Okay. Karla küsib, väärtpaberi turul eristatakse 2 ajajärku, ehk siis on pulliaeg ja siis on karuaeg. Pulliaeg on siis see, kus intressid on kõrged, kõik on nagu buumib, kõik on hästi. Kõik buumib ja kõik kasvab. Wall Streetilt lühikese jalutuskäigu kaugusel on koht, kus kunagi paiknesid kaksiktornid. Nende tornide asemel oli tükk aega nagu mõte, et mida teha, et kas teha uued majad. Siis otsustati ikkagi, et koha võiks tähistada sellise memoriaaliga, et sündmused 2001. aastast kellelgi kunagi meelest ei läheks. Siin on üks tuletõrjejaam ja arvatavasti nad olid esimesed, kes läksid siis inimesi päästma, kui lennuk lendus kaksiktornidesse sisse 2001. aastal. Me kindlad ei ole, aga võimalik, nad olid just siin samas. See kvartal on nagu oluliselt rahulikum, kui teised siin ümbritsevad. Siin on jahedam, siin on puud, rohelus ja täpselt siis selle torni asupaigas on mälestusmärk. Me oleme New Yorgi Hiina linna servas, kus siis, nagu teisi juba hommikul rääkis, elab suurim hiinlaste kogukond väljaspool. Ei, mis oli? Suurim hiinlaste kogukond USA-s. Vist on kogu läänemaailma. Kogu läänemaailma suurim hiinlaste kogukond elab siin. Vaat see on küll päris huvitav fakt. Siin on tõesti, sildid on hiinakeelsed. Asustuse tihedus muutus kohe vastavaks. Siin on siuke päris elav turupiirkond ja palju inimesi, aga pooled nendest ei näe üldse nagu hiinlased välja. Kas te teadsite, et me sõime siukses kohas nagu Nom Vah, mis on aastast 1920 esimene
Tim Sumi koht siin Chinatownis. Akna peal on kirjas. no võtta, vastu ei tule. meie peaaegu et viimaseks sihtkohaks täna siin New Yorgi linnas ja kahjuks ka selleks korraks Ameerikas on Central Park. Meil ei ole küll siin praegu teab mis ülemäära aega veeta, aga väikese sihukese tiiru siit läbi selle Central Parki nurga me ikkagi teeme. Mis on siin kihvti siin kagunurgas Central Parki juures asub minu selja taga paistev The Plaza hotell ja tuntud on ta just eeskätt lisaks sellele, et on muidugi üks linna uhkemaid, kallimaid ja prestiižimaid hotelle ka selle poolest, et siin on filmitud Üksinda kodus 2. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I Oleks tahtnud täitsa pikemaks jääda ja võtta siit eest Wine and Spirits poest ühe roosa veini ja selle seal lahti korkida. Aga me lähme nüüd Rockefeller Centerisse, Top of the Rock vaateplatvormi. In a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. Sõbralik soovitus on kõigile neile, kes seda külastada plaanivad, tulla siia üks tunnike varem, seepärast et päikeseloojangust jääte ilma, kui te lähete pool tundi enne. Lihtsalt pealeminek võtab aega ja näidatakse filmi ja kõike head paremat veel enne, kui siia üles lubatakse.